Ossa vana! Ei no see läheb kõik tühjaks. Ai! Mis see kurat nii raskelt käib? Aga mis sa lukku on pandud? No ma panen siis täitsa kinni. Pane lukku, jah? Nagu oleks midagi ees seal. See on see emergency. Mõne põllu lõpus on siuke toru. Aga panen kuule, ma panen Sveni sisse. Kus auk on? Ei peaks see keeris tekkima. Tavaliselt on tekkinud. Ma ei saa sellega, kurat. Ruumi veel on kasvada. Ma surub läbi äkki. Ma arvan ka. Läheb minema lihtsalt. Olukord on sedapsi. See põld on meil ammu juba niisutatud. Aga mingi värav lekib. Filipe on hea silmaga. Õige irrigator. Näeb, et siin ei tohiks vett olla. Mis nad küll ilma sinuta teeks on? Kuule, sa panid toru selle koha peale. Ei no siin on 5 senti. Ahah. Kus sa astusid? Oh! Ära jamma, Tiit! Oota, ma peab üle hüppama siit. Piip, kurat, tegid tööd juurde meile. Sina tegid, sina helistasid. Ei no sina tahtsid ju panna käima selle. Ma panin ühe tööle. Helistame. Aga kes pani tähele seda? Nüüd ei ole vaiksel üldse. Kes pani tähele seda? Häh? Apaks on kergema lahendada. Aga siin on seda refitsi joont. Refits on väga kaugel ju. Näha seda joont ju. Seal on näha seda. Ei, elu seis lüpsa nii palju. Ei viitsi. Julge raisk. Ai kui hea. Võtan mina vahetada. Miks me su naise tööd peab tegema? Või miks sina pead tegema? Ei viitsi muud tööd teha. Hea point. Näh? Ma ei saa seda. Kus oled? Saad või? Ma juba näen närvi tõsi. Mine närvi, jah? Ma tahan näha, kuidas sa teed seda. Ärge naerge, Filip. Sa ei pea mind tegitama. Mida sul on? Ei no pane, väga hea. Sul on pool päeva aega, et üks pinn ära vahetada. Vabandust, ma lähen kaugemale, ära näkku löö. Anna, ma panen. Oi, oota. Hoita siis mind. Ma ei julge niimoodi, ma olen korra lõida ära. Mida Sandra teeb, on see, et no enne mindi siin 6-meetrisega ja 6-meetrine on see, kes ta käib seal vasemale-paremale, kuna meil need Sottoni külvajad on ka 12-meetrised. Sest noh, siin, no ma ei tea, kas sa näed, aga see on suht siuke sinkadi-vonkadi. Kus ta läheb nüüd? Ja see, kus Sandra on ära käinud, see on siuke ilus sirge. Teeb vaod sirgeks. Ja teeb nii-öelda siis 12 seti, mitte 6 seti. Ja no ma vaatan, mis see vahe on. Ja no ma räägin, seal on sirge. Miks sa seal ei teinud siis?
palju tegelikult on? Kuule ei jõua. No midagi õhku ei lenda ju, vahet ei ole. Loll, Soton maitseb. Kao minema. Mine minema. No, kuhu sa lähed? See on väga suur. No suur rüüs. Kommuilid. Kuseb, Kuidas paned tuutud alla? on meremees või? Võtke see emu ka kaasa sealt. Mis sa sinna jäid? Ütle, kui libisema hakkad. Tuleb järjest tema poole see vesi. Paneme sealt alla ka või? Päris kõrge on see. Sest kui me seda liiga palju lahti teeme, siis meil on, siin on ongelma ju. Jah. Seal väga palju ruumi ei ole enam. Meil on seal... Jälle võtab vett jõgi. Mingi 5 päeva ei võtnud siin vett vahepeal. Või nädal aega või. Nüüd on jälle 164 väga hea. 164 miljon liitrit päevas. Siin ongi see, et üks vahepeal väike see paus tuli sellest vee võtmisest, et manager ei tea, kui palju seda vett on vaja. Siis ta tellib seda vett ja see vesi tuleb vist, mis ta ütles, 8 päeva. No ta tulebki kuskilt sealt tammist, ma ei tea nüüd kui kaugel see tamm on, mingi 80-100 kilomeetrit eemal siit. Tammist tehakse seda väravat natuke lahti, samamoodi nagu siin. Tehakse lahti, siis tuleb siia jõkke, no põhimõtteliselt kõik farmerid tegelikult nii-öelda annavad siis sellele tammile nii-öelda teada, et kui palju vett nad tahavad. Ja siis nemad seal vastavalt sellele teevad seda tammi nii-öelda lahti. Ma ei tea nüüd, eelmine aasta mäletan, et ütlesin, et oli mingi, ma ei mäleta, mis protsendi peal see tamm oli. Aga madal oli juba. Äkki oli mingi 60% peal see tamm. Nüüd peaks olema veel madalam. Järgmine aasta vist läheb siin keeruliseks selle vee saamisega. Et me praegu teeme küll need hästi palju neid põlde siin valmis. Aga manager ütles ka, et ta ei tea, et kas ta kõike põlde saab panna, et sest noh, oleneb sellest, et kui see hooaja või ta ütles, et mingi juuni-juuli nad saavad teada, kui palju vett nad saavad siis järgmiseks hooajaks. Kui palju nii-öelda see maksimumes kogus on, mis nad vett võivad võtta. Ja siis selle järgi arvutavad, et kui palju põlde nii-öelda nagu Sotoni alla läheb. See Soton ikka joob seda vett päris palju. Kraav lendas õhku. See kraav lendas õhku. Esimene õhku laskmine. Normaalne. Seda põldu on siis 2 korda õhku lastud või? Nüüd oli teine kord, või oli 3. kord juba või? Sest siin on see, et see vee transfer käib kogu aeg, et seda tiiki täis lasta. Aga siis ongi see, et kui sama see põllu niisutamine on, siis see on siuke keeruline, aga Piip, lähme paneme toruse käima lihtsalt. Ehk siis kui see tee peal vesi tuleb, siis on jama kule. Päris hästi langeb ju. Kus ta läks? Kuskil siin või? Mõblid! Ossa vana! Ai no see läheb kõik tühjaks. Ai kui hea, näe. Kuule, sina ütled. Teeme kivikad noh. See läheb kõik tühjaks siit ju. Kivikarjud.
1, 2, 3. Yes! Hello. We blowed 65 headage. You blew 65 headage. Yes. Kuule, level langeb päris hea. Nii 2 loodad õhku ei lenda. Noh, paneme siis käima. Lähme teeme seina korda siis. Näh, probleem lahendatud. Kõrd süb üle minema. Vaatan, kas kõrd turud ikka jooksevad. Ei no see osa on kindlasti vett nüüd saanud. Selles ei ole küsimust. Panime pumbad uuesti teele. See on siuke quick fix, sellepärast, et meil see põld peaks 2 tundi jooksma. Selles on hea, et nagu täitsa põlu lõpus. Oleks võinud olemata olla. Aga no see ongi see, miks siin juhtus see. Sest see äär siin, no muidugi Tiit, vaata, mina süüdi ei jää. Ma tean, et siin mina süüdi ei jää, on kõik. Aga see äär on eskavaatoriga tehtud, see on pehme, see on just enne hooaega tehti seda. Seega see tähendab seda, et see on pehme ja sellel on, kui sa oled eskavaatoriga, siis ta jääb süke, ta ei ole kinni patsutatud, eks ole. Sest muidu kui see teehöövel käib, siis ta käib oma rattaga peale, patsutab selle kinni, aga siin pole kinni patsutatud. Ja siin on ainult natukene vaja. Aga kui kõik torud jooksevad, jah. Siin oli eelmine. Ehk siis sellel põllul on olnud kaks korda nii-öelda õhku lendamisperioode. See on kõige pirtsakas põlde. Enam pole midagi teha. Muidu peale ilusti sirge see. Ja siin on mingid augud. Ehk siis siin see on nagu eskavaatoriga tehtud. Esiteks ta on pehme. Ja teiseks on see, et sellel pole nagu sükest kindlat joont, et sa saaksid nagu seda levelit hoida. Ei, ma leian praegu vabandusi. Mina süüdi ei jää. Või no mehe piibuga süüdi ei jää. Kõik mullisevad, kõik saavad ikka õhku peale. Ole vait. Nagu siin näha. Siin on ka õhku lennanud, eks ole. Asi, mis ongi oma, see veetransfer. Siin tuleb nii palju vett. Ja siis tuleb järsku sellest põllust veel ette. Ja nii palju vett on. Meil on irrigatsiooni lõpp juba. Ikka pole aru saadud sellest, et nagu liiga palju vett on. Ja siis meil seal timmida vaja. See on kõige keerulisem põld, eks ole. Vaja timmida. Noh, see pask on läbi ka nüüd juba 35. Ei no vesi voolab, aga ma ei tea, kas see on see vesi, mis sealt suure hooga tuli. No nagu tuleb, aga nagu ei tule ka. Aga kahekesi jaksab tõmmata või? Hommikul vara siuke võimlemine või? Palju sa panid 2 või? Oi kurat, kui praegu on. Täitsa rets, mis praegu on. 2. Väga perses. Kuna see level on meil nii kõrge siin ja see surve, mis sellele väravale läheb, on nii jõhker, siis see värav väga lihtsasti lahti ei tule. Aga vett on vaja. 5. Teed mõlema diisel ja küll. Noh, juba korras. Nagu polekski midagi juhtunud. Aga hea, noh. Vaata, kui hea nüüd on siin kõndida. Jan Roosereis. Slackliners. Seekord nii sügaval ei lähe vist või? Kui ma seda teeks, ma arvan, et mul oleks püksid oleksid kindlasti pruunid. Mul juba natukene õhtus seal, ma olin
vaata kui hästi teeb või? No meister jah. Traktori peal ja mul on hea meel. Pigem on siin see, et traktori peale võib minna küll, aga teha mingi sukist tööd, kus ma pean midagi vahetama, midagi jälgima, lihtsalt põllu peal paned türütütt ja roolima ei pea, see on siuke igav. Aga siukest tööd teha traktoriga, see on normaalne. No see on tegelikult muidugi enda heaolu nimel ka, sest siis on teed siledad, eks ole, seda tööd mulle meeldib teha. Ja siis pärast sõita selle sileda tee peal, oi, see on mõnus. Noh, video pealkiri on see, et kas lastakse lahti nüüd. Siin on tegelikult, no ma suht igas farmis, on see, et sa pead ikka midagi ikka väga korralikult perse keerama, et sind lahti lastakse. Siin nagu nii naljalt. No kui sa oled hea töömees, noh, kui sa oled see... Kus sa oled? Kui sa oled see kooserdaja ja midagi perse keerad, siis nagu pigem ei... Siin on pigem see, et siin ei kutsuta tagasi lihtsalt. Et siin lahti pigem ei lasta. Et kui sa oled lihtsalt nagu slang, siis sulle pannakse selline töö, näiteks no ongi siin, vaata, pull kotton on ju. Seal ei peaks kotton olema mõne koha peal. Siis annakse sulle siuke nagu rõve töö, et sa tahad ise ära minna. Aga siin Austraalias pigem siin ei lasta nagu lahti. Hästi keeruline on nagu, kui sind lahti lastakse, siis sa pead ikka nagu, see on minu kogemus. Puhtas lang pead olema siis. No räägi. Let's start some pipes. Jälle või? 67 valmis, noh. No ma olen 62 pealt, tule siis võta mind peale. Davai. Ja me teenegi piiperat, vaatab neid levelid ja kõiki neid asju. Ja ma olen põkaga, no sest meil tegelikult pole midagi vaadata. No me teeme selle vahetuse ära ja siis meil ongi põhimõtteliselt ei olegi midagi teha rohkem. Ühe kraavi lasime õhkuvat eile. Jumala savi tegelikult. Manager ja superraisi mõlemad olid, ma arvan, et nad olid üllatunud. Nad ei näidanud seda väga palju välja, aga ma arvan, et nad olid väga üllatunud, et meie piibuga õhku lasime midagi. Aga eelmine niisutus ma ütlesin managerile, kuuled, et kui see veetransfer on ja see põld käib, siis on väga-väga keeruline seda nii-öelda hoomata. Sest eelmine kord meil läks ühes teises kohast lendas õhku. See oli nagu savikoht, kus õhku lendas, aga ikkagi lendas õhku. Nüüd lendas teises kohast. Aga ma eelmine niisutus ütlesin talle, et seda on hästi keeruline hoomata. Ja see niisutus me tegime kõike täpselt samamoodi. Seega. Ja no kui ei kuula, siis nagu jah, sest ma pole mitte kordagi talle öelnud, et midagi on keeruline hoomata, aga seda tõesti on keeruline hoomata. Ja võt ei kuula. Võt, tulemus on käes. Mees üdi, jah. On kõik. Jää sinna nüüd, ma lähen sinna. Kao eest ära, ma lähen sinna. No kuhu sa nüüd tuled? Mida? Tiit. Oled õnnelik nüüd või? Ma ütlesin, et see juhtub. Lase mul tööd teha, kurat. Aga nüüd selle teeme ära. Siis on rohkem kõik, siis on kõik vist jah. Kus on nii külm siin? Väljas on 30 kraadi, on 31 kraadi külm on. Eesti mees istub seda. Mis? Kuum Eesti mees istub seda. Arusaadav. Sa vajavad jahutust, jah. See on naabrumehe põld. Aga naabrumehel on väiksemad torud. Mis meie teame, et mis see vahe oli? 2 senti väiksem päe. Väga palju väiksemad jah. Mis asju, kurat, see on? Mida sa ajad? Kuule, nii, ma võiks üksi kuradi kõik tere põllu täis lüpsta. See on väga palju väiksemad jah. Ots võta mulla seest ära. See on niimoodi pullide. Ma pullisin siin. Arusaadav. Kõrd tegi käed sitaseks selle. Aga need on väga palju väiksemad, jah? Aga mis meil siis neid suuri vaja on?
kiiremini jooks läbi. Ei no jaa, aga souk kinne. Jookseb aeglasemalt ja lähebki kohe maa sisse ka. Mõnus noh, teed oma lüpse ära. Ootad 3 päeva. Aga võib-olla tal öövahetust ei ole äkki või? Ikka on nii. Siis tal oli, ma ei tea, kas tal on backpackerid siin. Tal on see farm. Ja mingid koerad võtsid vastu küll. Mingid koerad. Aga mis sa oled siis? Sa oled ka koer. Teeme seda, mida omanik ütleb. Õige. Kui pannakse ketis, pannakse keti. Kui saab vabalt joosta, siis saab vabalt joosta. Ja ka mitte pikalt. Ja ka mitte pikalt. Ja väga hea, ma tegin teed korda ja nüüd lähed jälle perse. Ja see hakkab mul pritsima. Ma ei tule elu sees siit läbi. No vaatame, kas ma... No. Siin on kaarega keerata niimoodi, vaata. Niimoodi jah. Ma tahan näha, mis siin saama hakkab. Nelika sees jah, väga hea. No ma traktoriga juba kindlasti upun ära siin. Ei, siit on mindud ju. Nelik on sees ju. Gaasi. Ei, traktoriga ma upun kindlasti ära siin. Ma panen gaasi põhja jah. Ära seda silti vaata, et maksimumkiirus on 20 kilomeetrit. Mis silt? Kõik traktorid garaaži. Mis magus lõhn siin on? Muidugi, Karoliina käis siin. Hea magus lõhn. Sul vihma saab? Korse? Aga. Mina olen Pässelsaar printsesse. Mulle meeldib. Asuks seal hoid. Kasi minema tee pealt. Surrus. Nii kiiresti. Ma ei tea, kilpkonnad nii kiiresti kõnnivad. Või roomab. Päris hästi paneb ju. Mine veel. Mine veel. Mine. Togid ta natkene. No mine veel, mine tee pealt ära, veel mine. Muidugi on, ta tuleb. Mine. Muidu kurat traktoriga aetakse sind alla siit. Aga mine kurat vette, seal on sul hea olla ja oskad ujuda ka ja. Ära veel. Mine veel. Pane. Mine sinna alla, vot väga hea. Vot. Kinni ju. Jop, väga hea. Nii, arbuusi viimane arvest. 2 tükki tuleb seal veel. Mehed töötavad. Kas sa talgulistele õlut ka pakud? Nad algulistele ikka õlut peab pakkuma. Paneme talused põlema. Vaata, mul on siin külmkapp. Palju teed on? 40 kraadiga kuradi. Lõkete või? Väga hea. Ärge seda vange, muidu peab Ivo jälle vooliku kätte võtma. Tubli töö. Aitäh teile. Võta heaks. Aga nüüd on, mis kuu täna on meil? Veebruar siis. Saime detsembris esimese arbuusi või? Oli on jah? On 3 kuud siis. On 3 kuud ma arvan, et venitaks välja. Lõpus ei tegelenud ka sellega üldse enam. No nüüd on nii. Suur see meloni juur on. Arbuusi juur oli päris väike. On need melonid siin jäid nüüd. Melonid ei taha enam. Melonid muutusid jahuseks. Ega see ka ei lähe väga sügavale. Aga mis sa niimoodi kriusub? Äge või? Märg siit. Ja no kurid niisutama peab ka ju. Või ka see arbuus niisama ei kasva ju.
Valge kets on nüüd sitane sinu pärast. ei no mis asja? Muidugi. Vaata, sooja tahad saada ju? Mul juba on soe. Sulased, tehke tööd. Oi. 2 peal. 1, 2. Väga hea. Meie viimane melon. See on meie viimane melon, jah. Printsessil on külm, mis sul nii külm siin on? Kuu mees sul kõrval.